Vedelkoostide alus ja uurisime neid asju ja mõtlesime täpselt samamoodi, et kas seal või otsisime kohta, kuhu seda külamaja võiks tekitada ja miks üldse, eks ole, et võib-olla meil ei ole üldse midagi vaja, sest vald leiab tegelikult siiski meie suhtes, et teil ei ole mitte midagi vaja, teil on linnas kõik olemas. Te elate praktiliselt Eelva linnas, käige ja kasutage Eelva linna kultuurimaju, muuseum edasi, miks me praegugi siin istume. Sellepärast me oleks võinud selle konverentsi teha ja näituse ja kõik seda, mis iganes, mis oli eelmine aasta juba plaanis, oli plaanis teha Kärdis. Aga Kalev teab väga hästi seda võitlust, missugune võitlus käib meie seltside ja valla vahel või õigemini ühe eraomaniku vahel, kes on juhtumisi volikogu esimees ja kes ei suuda siis meile lubada kasutada ühte tuba ühes sellises kortermajas, kus temal on kontor ja üks tuba, selline, mis oli meil seltside tuba. Alguses oli kõik üsna kenasti, eks ole, või tähendab, läbi suure surma Kalev selle välja võitles, et me saame seda tuba kasutada ja vald maksab sellest üüri ja elektri kinni, eks ole, aga saavad seltsid kasutada ja saavad korteriühistud kasutada. Mingi hetk. 5 kuud oli. 5 kuuks, jah, vald tegi selle lepingu ja siis ütles, et teil seal ikka iga päev ja hommikust õhtuni midagi ei toimu, sest nemad eeldasid, et müüvad jälle maha. Jah, aga kuna see oli tõesti, sealsamas ka kasutas seda kontor ja kasutas nõupidamisruumi ja ilmselt või millega iganes ja olid seal ka meie asjad, siis me ei saanud sinna kuidagi moodi oma sellist väikest keskust üldse luuagi. Eelmine aasta remonditi see tuba seal ära ja meil oli eelmise aasta augustis plaanis juba teha see konverents jäi sellepärast ära, et paar nädalat enne või nädal enne praktiliselt võeti meil see tuba ära. Leping lõppes. Ja siis me mõtlesime, kus me siis nüüd teeme. Ja siis ongi meil praegu ainuke koht on Maasikamäe, telgid püsti ja suvel on Hannorile. Talvel me võime ka, et nad on väga moes ka talvel grillida ja nii edasi. Aga paar aastat on tänu sellele masule ja kõigele need asjad jäänud niiviisi ootele või settimisele, et just seesama küsimus edasi, et kas meil on vaja seltsimaja ja kes seal siis käiks ja nii edasi. Meil on terve plaan olemas selleks. Mul on arhitektid välja valitud, kõik mis iganes, kes tuttavad inimesed lihtsalt, kes teevad siis või teeksid, tähendab mingisuguseid hinnaalandusi, kõik küsimus on selles, et maad ei ole. Kärdis ei ole maad, sest kõik maad on välja muudetud, kõik on eraomanike omad, praegusel ajal seltsid ei saa omale maad osta, oma rahast muidugi, eks ole. Paneb kogukond rahad kokku, ostab maatükki ära, keegi ei keela, eks ole. Või ostab maja või mis iganes. Paraku ei ole Kärdis tekkinud sellist kogukonda tugevat, eks ole, mis on üks miinus nende kortermajade tõttu võib-olla. Sest kortermaja seab ikkagi inimene ajutiselt. Eks ole ju, suhteliselt ajutiselt. Vanemad inimesed, kes on jäänud sinna elama, need võib-olla elavad seal elu lõpuni, aga noored inimesed siiski peatuvad mingil ajal ja lähevad ära. Mis puutub kortermaade renoveerimisse, siis renoveerimisega, jah, meie oleme nüüd jõudnud sinnamaale oma selle Rukki 11 majaga, et oleme saatnud taotluse KredExisse, meil on kõik projektid, kõik tehtud ja valmis ja oleme ka mõelnud selle sama asja peale, millele Kristo tähelepanu juhtis, et need aknad peaksid olema selle fassaadiga tasa, eks ole. Seal on päris palju detaile, aga just rõhutaksin seda, et kogu see keskus oleks terviklik. See võib olla üks maja võib olla väga lahe ja võib olla teine lahe, aga niimoodi nad ei ole üldse efektsed. Et seda tuleks tervikuna nagu teha. Jah, tervikuna muidugi olemas. Et kui keegi sinna midagi ehitab või midagi renoveerib või teeb, siis ta lähtukski nendest. Siis ta on alus olemas,
ta teab, et vot selliseid maju ja selliseid materjale võib kasutada ja sellist maju ehitada, nii et ja samamoodi olen ma tassinud sinna Käärtisse ja Maasikamäele maastikuarhitekte, kes linnakujundusega tegelevad ja kõik on täpselt samamoodi, nagu mina kunagi vaimustasin sellest Maasikamäest. Nüüd ma mõtlesin, ma pöörasin Kristo vist sellesse usku, sest me 2009, kui me esimene, mina tegelikult avastasin Maasikamäel tänu omal koerale. Käisin koeraga jalutamas kuskil käima ja siis ma käisin seal ja vaatasin täitsa huvitavasi, vaatasin alati, vaatasin üle, ta on muide väga kiht koht, ükskõik kust sa vaatad. See on sellise potentsiaali ja sellise auraga koht, et seda näiteks ei tohiks mingil juhul lasta täis ehitada näiteks mõnel eraomanikul krundiks või ta oleks muidugi väga ilus, see on kindlasti, kui keegi avastaks selle. Kui me eelmisel aastal, 2010 või 9 või millal see 2009 meil need sõjaparaadid tekkisid, 2009 suvel oli see, kui oli taas allkirjade kogumine liitumiseks Elva linnaga ja siis kui võttis seisukoha Rõngu vald ja võttis teise seisukoha Elva linn, siis ma olin sellel volikogu koosolekul linnas, kui nad seda arutasid. Ja siis oli volikogus veel Eva Kams. Tema on kinnisvarafirma omanik. Ja praegu ta ei ole enam volikogus, aga siis ta oli volikogus. Ja kui nad seal volikogus siis arutasid seda asja, siis üks volikogu liige oli vist Ain Pedak, tema ütles, et see Maasikamäel on midagi sellisest osa, et kõik ja kui ma siis ütlesin, et ei ole, et me oleme seda korda teinud ja see on päris ilus ja kui seda korda edaspidi teha ja kujundadagi sinna just nimelt selline park, puhkeala, eks ole, mida iganes. Meil oli mõeldud väikse külapoja peale, seal on tegelikult sellised ruumid kohe olemas. Seal on küngas, kuhu saab pingid panna, seal on all koht, kuhu saab väikese külapoja, mitte suure ja korraldada ühiseid üritusi linnaga. Ühesõnaga, et kogu aeg oleks kõik see asi seotud linnaga, sest kust me siis nüüd ikka, ega meil siis teadis nii palju rahvast ei ole, aga ei tasuks ju mõeldagi selle peale, et me nüüd oleme mingi maa või seal on mingi linn, vaid me teemegi viiselt. Ja ma tean, mõnedena rahvas on väga seda meil väga käärtis on meie üritustel. Aga seoses siis sellega, tulles tagasi sinna volikogusse, kui Ain Pedak ütles, et seal on ainult üks võsade ja nii edasi. Ja siis ütles Eva Kams selle peale nii. Nojah, praegu see on võsa, aga tegelikult ma käisin vaatamas, et sinna saaks päris ilusad krundid. Ja vaat siis mul mõtlesid, et igatas, et niiviisi võibki minna ja niiviisi lähebki üks koht ära, et koht tehakse maatasa, seal on ainult võsa. Seal on kõik heina kasvanud, hooldamata aga kui see korda teha, siis kõik avastavad, kui kena koht, vaatame, see on munitsipaalmaa praegu, ta on puhkeala eesmärgiga või selle funktsiooniga veel. Ja nii palju, kui ma olen rääkinud siin linna omadega linnavalitsusest, siis Reno Laine ütles küll kunagi, et ta jääbki puhkealaks, et seda ei tehta, ei müüa eraisikutele ka midagi, et kui vähegi käärdiselts või käärdiseltsid või ükskõik siis kas linnaelanikud, kui nad soovivad, et see jääks neile selliseks puhkealaks, puhketsooniks, siin on visioon olemas, palun tehke.